Siin on käkikeerajate nädalaringvaade. Ainult meie jäädvustame oma võimueliidi eduteed. Sel nädalal käkikeerajad ei saanud Eesti Pangale oma presidendi. Võimueliit kindlal sammul teel ainuvõimule. Valulik Lihula lihunike ja Isamaaliidu äärmuslaste leibade ühte kappi panemine. Ja rahaminister Ligi tahab võtta töötukassa raha. Hakkame pihta. Eelmise nädala Eesti Panga nõukogu koosolek, kus toimus uue panga presidendi määramise hääletamine, lõppes raske tagasilöögiga meie tublile võimueliidile. Oleme juba ammu oma kindla kontrolli alla allutanud hiljuti uuesti ametisse määratud presidendi, Ärma turismitalu rentniku Toomas Hendriku ja samuti õiguskantsleri, rääkimata Riigikogust, prokuratuurist, politseist ja kaitsejõududest. Kahjuks on Eesti Panga nõukogu osutunud tõrkjaks. Panga nõukogu enamust ei ole võimueliit ilmselt veel oma kontrolli alla saanud. Eesti käkikeerajaid esindav rahaminister Jürgen Ligi tegi küll enne valimisi meeleheitlikku lobitööd, aga ta sai valimistel ainult 2 häält ja langes kohe välja. Selline tagajärg kurvastab ja hämmastab Eesti käkikeerajaid. Ajal, kui osav 12 miljoni dollari tehingumeister Siim Kallas oli president, oli Eesti Pank teatavasti kindlalt Eesti käkikeerajate kontrolli all. Panga presidendiks saab nüüd järgmise kuu viimase vooru hääletamisel kas Ardo Hansson või Andres Sutt. Kumbki pole võimueliidi kontrolli all ja Ardo Hansson olevat kuulu järgi nii jonnakalt eetiline, et teda oleks isegi raske suurte summade eest oma poisiks teha. Nüüd ei jää muud üle, kui asuda energiliselt tegutsema, et Eesti käkikeerajate vaenlased Eesti Panga nõukogus kiiresti välja vahetada ustavate parteisulaste vastu. Oleme kindlad, et meie tubli peaminister Ansip, kes juba okupatsiooni ajal oskas partei distsipliini eesrindlikult jõustada Punaarmee sampoliitina, oskab ka tõrksatest Eesti Panga nõukogu liikmetest pikapeale lahti saada. Kui muu ei aita, võib neile kas või koerad peale ässitada. Eelmisel nädalal avaldatud Eesti inimarengu aruande autorite sõnul on Eesti parlamendil oht muutuda vähese erakondade arvu ja jäiga partei distsipliini kaudu üha enam kummitempliks. See on küll õige, aga see pole mingi oht, nagu väidavad aruande eluvõõrad autorid. Selleks, et võim püsiks kindlalt võimueliidi käes, ongi Eesti tublid käkikeerajad kehtestanud suurepärase partokraatliku valimissüsteemi. Selleks, et Riigikogu koosneks kuulekatest parteisulastest, oleme kehtestanud oma geniaalse häälte ülekande ja modifitseeritud jagajate jadadega Dehondi valimissüsteemi. Kõik toimib suurepäraselt. Jääb arusaamatuks, miks aruande autorid sellepärast kurdavad, et võim koondub üha enam valitsuse kätte? Miks peaks halb olema sisepoliitiline seisak, millest nad räägivad? Üks autoritest, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai, väitis Terevisioonis koguni, et Eestit ohutab poliitiline skleroos. Eesti käkikeerajate liit arvab, et mõned eluvõõrad professorid ei suuda oma elevandiluustornidest aru saada, et efektiivseks valitsemiseks peabki võim koonduma valitsusele. Mida rohkem, seda parem. Kui see toimub nii, nagu oleme kogu aeg plaanitsenud ja selle nimel võidukalt võidelnud, siis ei ole tegemist mingisuguse reumatismiga. See on pigem raudne tervis ja imetlemisväärne tugevus, mis kroonib üllalt meie võimueliidi edu. Jääme lootma, et järgmises inimarengu aruandes ei ole vaja enam öelda, et võim koondub. Võib öelda, et kogu võim ongi juba koondunud meile. Kuni selle üleva päevani võime parafraasides Leninit ja ta nõukogusid kasutada oma loosungiks lauset kogu võim võimueliidile, Eesti tublidele käkikeerajatele.
Nagu selgub hiljutistest Wikileaksi andmetest, käis peale Evelini Rentniku Ärma Toomase USA saatkonnas kittumas ka kunagine Res Publica juhatuse liige Urmas Reinsalu. Pole teada, kas ta teenis sellega omale palka lisa või ainult kannuseid. Ta tunnistas, et mõned Isamaaliidu liikmed kutsusid tolleaegset Res Publica peaministrit Partsi ja ta mõttekaaslasi Lihula lihunikeks. Parts teenis selle tiitli, kui ta lasi vägivaldselt, aga efektiivselt kõrvaldada Lihula vallas vabadusvõitlejate pühendatud mälestussamba. Isamaaliit seevastu ümbritses end esimestel okupatsioonijärgsetel valimistel rahvusluse oreooliga ja saigi sellega võidule. Mart Laar, Eesti käkikeeramise institutsiooni looja ja hing, sai õnneks kohe aru, et valimislubadused on vajalikud ainult võimule saamiseks. Rumal rahvas neid nagu nii kaua ei mäleta. Võimul püsimiseks oli vaja läbi viia riigivarade ärastamised, kasulikud rublamüügi ja Iisraeli relvatehingud ja okupantide alalisteks elanikeks ja tulevasteks kodanikuks põlistamine. Mõned eriti pikkade juhtmetega inimesed arvavad aga ikka veel, et isamaalased ongi päriselt rahvuslased. Reinsalu kutsus neid koguni äärmuslasteks oma aruandes Ameerika saatkonna ametnikele. Ta väitis, et nad võiks Isamaaliidu ja Res Publica ühinemisel peletada eemale venelasi. Nagu mäletame, nimetasid Res Publica tublid käkikeerajad endid esialgu ära ostmatuks. Nad väitsid, et on oluline vahe, kas nad on ära ostetud või on nad endid ise oma algatusel maha müünud. Teatavasti müüsid nad endid juba enne oma edukaid valimisi ja Lihula lihuniku Partsi peaministriks saamist Eesti ja Venemaal tegutsevatele vene ärikatele. Eesti käkikeerijate liit loodab, et Isamaaliidu ja Res Publica ühinemisvalud on nüüd jäämas unustuse hõlma ja kõik tublid käkikeerijad saavad tulevikus üheskoos seisukohaselt elada ja kiiresti jõukust koguda. Selleks ajaks, kui võimule saavad Laari valitsuse poolt Eestisse põlistatud venelased oma arvukate järglaste ja nende vene ärikatega, kellele Res Publica ära ostmatud endad maha müüsid, peab kõikidel Eesti käkikeerijatel olema kogutud küllalt varandust, et pagulaspõlve Vahemereäärsetest häärberitest meeldivalt nautida. Reformikate rahaminister, tubli Eesti käkikeeraja Jürgen Ligi on pakkunud välja geniaalse plaani, kuidas töötajatel töötukassasse ja haigekassasse kogutud raha enda kontrolli alla saada. Mannetumad mehed oleks arvatavasti oma eelmise nädala häbistavat kaotust Eesti Panga presidendi valimistel vaiksemalt kannatanud, aga kaotused ainult karastavad Ligi. Kui ta Eesti Panga rahasid kontrollida ei saa, siis võib ta ju vähemalt töötu ja haigekassa käpa peale panna. Kas seal liiguvad suured summad ja kes suuri summasid kontrollib, küllap sellele pudeneb ka midagi oma tasku. Kui kunagiselt kurikuulsalt Ameerika pangaröövlit Willie Suttonilt küsiti, miks ta pankasid röövib, vastas ta, aga ikka sellepärast, et seal on raha. Riigikassa, mida rahaminister praegu kontrollib, on kiiresti tühjenemas. Eelmisel aastal oli seal 1200 miljonit eurot, aga 2015. aastaks ennustatakse kassa seisuks ainult umbes 100 miljonit. See viiks meid sama olukorda lähedale, kus on praegu kreeklased, kelle suuremeelne abistamine aitabki meie riigikassat tühjendada. Töötukassa on seevastu tõusuteel. Võetakse ju iga kuu iga tööinimese palgast maha 23,8% ja osa sellest läheb töötu- ja haigekassasse. Eelmisel aastal oli töötukassas 200 miljonit eurot ja aastaks 2015 tõuseb see 4-kordseks. Töötu- ja haigekassade raha riigikassasse kantimine oleks küll seadusvastane, aga õnneks ei ole meie võimueliidil nii hästi põhi kui ka muude seaduste pärast vaja muretseda.
Need on ilmselt kehtestatud eelkõige selleks, et lihtrahvast vaos hoida. Samuti on neid kasulik vahetevahel meie liitlastele tsiteerida, et nood arvaksid, et Eesti ongi õigusriik. Rumal lihtrahvas küll kaebab, et reformarid teevad rehepappi. Nad arvavad, et töötukassa kantimine ligi riigikassasse on võrreldav kunagise penskarite kirsturaha röövimisega esimese Laari valitsuse poolt. Loodame, et meie tubli võimueliit ei lase ennast rumala lihtrahva virisemisest ja vingumisest segada. Võim kuulub meile ja koos võimuga peamegi saama endal vankumatu kontrolli alla ka maksumaksjate raha, et rumalad inimesed oma raha rumalalt ei raiskaks. Soovitamegi, et ligi järgmisena kõik tööinimeste pangahoiused riigikassa kontrolli võtta.